Tervist jälle kõigile ja aeg on tuua teieni järjekordne YouTube'i osa. Täna on väga huvitav osa tulemas. Nimelt meie lähme külla Raivo Heinale ja tema kodujõusaali siis trenni tegema. Ehk siis ma arvan, et tegemist on vaheldamatult kõige uhkema ja kallima kodujõusaaliga Eestis üldse. Et ma arvan, et see osa tuleb väga-väga huvitav, sellepärast, et see, milline see kodujõusaal välja näeb ja kus seda täpselt nagu asub, on omamoodi huvitav. Ehk siis vaatame, kuidas ta nagu olema hakkab. Ja nii ongi. Ja õige pea on tulemas mõni osa veel. Ehk siis nagu ma varem kunagi ütlesin, et need osad tulevad välja täpselt nii, nagu parasjagu ma tunnen, nagu parasjagu mul ideed tulevad, siis vahepeal on küll pikem paus olnud, aga nüüd on see aeg, kui on aeg natuke jälle osasid ootma hakata, sest head ideed on sündinud. Ehk siis muud kui head vaatamist. Noh, ja siin me siis oleme, et tõenäoliselt oleme me jõudnud Eesti kõige omanäolisemasse kodujõusaali. Et oleme teisi kodujõusaale ka käinud filmimas, aga see on kindlasti üks väga selline eriline. Ehk siis, nagu te näete ainuüksi, mis on taustal, eks ole on, et Raivo, räägi, kuidas nagu sa selle mõtteni üldse nagu jõudsid, et sa siia Angaari nagu sellise jõusaali ka teed? No, nagu sa näed, Angaar on ilus ja kena selline korralik kunstiteos kuulsa arhitektuuribüroo poolt kavandatud ja tehtud. Ja kui algul oli plaanis, et siia tuleb ka veel teisi koptereid, siis praegult on ainult üks kopter ja teised on nagu nii-öelda veel õhus otsustamisel. Mis tähendab, et tegelikult jäi ruumi üle. Ja et seda ruumi asjalikult kasutada, siis nii see läkski, et kuna ma olen ju nii-öelda oma rutiinis niimoodi, et ma iga hommik alustan trenniga ja samas ma elan maal ehk siin Suurupis, siis iga päev ei ole linna asja ja et mitte linna saali minna, siis on mul mõnus 3 minutit autoga sõita ja ma olen kohal või tulla jalalausa. Kui ma linna satun, siis ma käin ikka Spartas sportimas ja paar korda nädalas ikka on seal asju ajada, et siis ma teen korda mööda siin ja seal. Aga kas nagu koroonaga seoses oli ka nagu sul nagu selline ajend tekkis, et teeks siia nagu nüüd selle? Ei, see oli juba enne, selles mõttes, et see sai juba eelmine sügis otsustatud, et siia midagi tuleb, eks. Et koroona oli juba ammu peal ja see ei olnud see põhitähtis element seal, vaid pigem ikka, et teed oma käe järgi ja omanäoliselt ja et sul oleks hea ja mugav siin olla. Aga milline nagu sinu see trenni tegemise teekond on olnud? Et oled sa nagu terve elu selline spordimees olnud või mingi hetk sa võtsid selle asja kätte? See on nii nagu ikka, et noorest peast me oleme kõik liikuvad ja teeme igasuguseid trenne ja sporte aga siis lööb puberteed peale ja siis hakkad vaikselt taksu võtma ja võib-olla isegi suitsetama ja siis tulevad naised mängu ja nii see kadus sinna kohta, et tegelikult jah, ma tegin umbes selliselt 18-20 aastaselt tegin ka jõusaali, aga see ei olnud teadlik tegevus, see oli lihtsalt käimine. Et nüüd hilisemas eas, kui numbrid on juba 5 ja sealt edasi oma sünnikuupäeva ees või sünniaasta ees, siis ühel hetkel nii või naa me jõuame sinna kohta, kus sa pead oma otsuseid tegema. Ja ma jõudsin sinna juba mõned 3-5 aastat tagasi ja nagu ikka on esimese sammu tegemine väga raske, et sa pead midagi tegema. Ükskord juhuse tahtel ma sattusin telesse esinema, kus esines ka Ott ja me istusime seal eesruumis koos, ootasime ja siis ma võtsin tal nööbis kinni, et kuule nüüd hakkame pihta. Ja siis me hakkasimegi pihta ja ma tegin aasta-poolteist, tegin tema nii-öelda käe all ja sain tagasi oma vormi, mida ei olnud juba ammu olemas, sain tagasi oma lihased ja kõige tähtsam sain tagasi selle harjumuse ja rutiini, et inimene peab ennast liigutama. See on niivõrd tähtis ja eriti kui me räägime täna ülekaalulisusest ja sellest, et terved päevad istutakse arvuti taga ja ei liigutata ennast, siis mida vanemaks sa saad, me teame väga hästi, et su lihas hakkab ära kaduma ja protsent aastas peale 30. eluaastat, ja lõpuks inimene ongi selline, nagu me näeme,
väga paljusid vanainimesi saunas või kuskil mujal, kus nad on kuivutanud ja kokku tõmbunud selleks, et nende lihased lihtsalt kaovad ära. Et ma tahaks ennast veel hoida. Ja siis sellest see rutiin tekkiski ja mul on hea meel, et ma sain õigel ajal jaoda. Aga kui palju nagu sinul selliseid, kuidas ma ütlen, sina oled üks nagu näide, kes nagu ennast kätte võtnud nagu trenni teinud, aga teised sellised, sellised sinu, kuidas ma ütlen siis, kolleegid, sellised ärimehed, investorid, et kui palju sa enda ümber neid inimesi näed, kes on sama asja nagu kätte võtnud või on pigem nad ikkagi sellised, et nad on kinni oma nagu nendes ametikohustustes ja trenni jaoks nagu aega ei jää? No ma ei saa kindlalt aita mingi teatud alaesindajad, olgu nad investorid või ärimehed, vaid ma saan rääkida oma sõpradest, kellega ma suhtlen ja läbi käin ja hea on näha, et ma olen olnud ka eeskuju väga paljudele neist. Ma olen saanud ka päris mitmeid kirju inimestelt, kes ütlevad, et minu tegevus ja minu jälgimine on nende elu muutnud, olgu see siis ärilises, aga ka tervislikkuse ja liigutamise mõttes. Et see järjepidevus, me teame, kui raske on dieeti pidada, me teame, kui raske on minna õhtul jalutama, eks kõik see on niivõrd raske ja inimese olemuses on see, et ta üritab vältida raskeid tegevusi. Need on energiakulukad tegevused, aga juba ürgajast on inimesel sees, et ta peab energiat säilitama ja juurde saama. See tähendab, et mida vähem ta ennast liigutab, seda kauem ta kestab, piltlikult öeldes, aga mis ju ei ole tõde enam tänapäeval, selleks mida sa vähem liigutad ja mida rohkem sa sööd, seda kiiremini sa nagu lõpuks ära lähed. Aga kuidas sa ise praegu trenni teed? Mis põhimõtte alusel, nagu, et mitu päeva nädalas sa teed ja kuidas sul see kõik on struktureeritud? Mul on see niimoodi tehtud, et kui ma alustasin Otiga, siis loomulikult me tegime erinevaid etappe, eks nii-öelda algaja etapp ja edasijõudmine ja siis juba natukene süvendatumalt. Et praegusel hetkel ma teen selliseid 3-kuulisi nagu välpasid, kus ma 3 kuu jooksul siis teen enam-vähem ühesugust skeemi. Ja praegult on käsil siis see skeem, kus ma esmaspäeval teen õlga ja tritsepsit, teisipäev teen selga, kõhtu, kolmapäeval teen kardiot, ehk siis väntan ainult ellipsil ja nii-öelda taastumise päev. Neljapäev on jalg, eile tegin jalga, täna päris valusalt üle mind kohe. Jalg ja jah, põhiliselt jalg ja kõht, no kõhtu saab iga kord ka peale tehtud veel lõpuks, aga reedene päev on siis rind ja bitseps, et nende vahel ma jagan ja umbes selline 8 harjutust, 4, kui täna on rind, siis 4-5 rinda erinevate seadmete või kangiga või hantlitega ja 3-4 bitsepsit veel otsa, kas hantlid või kangid või jälle bitsepsi masinaga ja lõpuks veel kõhtu ka, eks, ja siis laupäev ja pühapäev on mul sellised vabakavad, et laupäeviti ma pigem teen jälle ellipsit ehk kardiot ainult. Ja kui pühapäeval hommikul tunned, et oleks vaja ennast liigutada, siis teen lihtsalt terve keha madalate raskustega läbi. Et lihtsalt ennast käima saada ja see hommikul tõmbab päeva ilusti jooksma. Aga üldjuhul sa satud nagu Spartasse ka, eks ole? Et mis on nagu see, mis siin nagu Spartasse viib, et on see nagu see sotsiaalne pool, et nagu teiste inimeste keskel nagu ka trenni teha, et muidu võiks ju mõelda, et miks sa üldse peaksid siit välja tulema? No siin mul käivad ka ikka nädala lõputi sõbrad ja teeme koos trenni, et ma päris üksi ei ole, aga tõsi see on, et miinus, kogu selle asja miinus on see, et sul jääb puudu sotsiaalsest poolest. Ja teisi inimesi ei ole ümber ja sa ei saa seal rääkida peenikest juttu kellegiga või lihtsalt niisama müliseda Erich Kriegeriga, eks, kes lihtsalt tuleb jutt välja, eks, ja siis sa vastad samamoodi talle. Et see kõik on ju inimesele omane, et läheb suhele kellega. Et see pool on miinuspool, aga no mis sa teed, kui elu on niimoodi. Ja selleks ma siis valingi, kui meil on linnapäevad või linnas asju öeldes, ma kindlasti käin Spartast läbi, et seal on tõesti hea see vibe. Ma usun, kuna ma hommikuti käin, siis peale lõunat ja õhtul ma ei ole seal käinud, siis ma usun, et nendel aegadel on hoopis teine seltskond. Et sa näed tegelikult hommikupoole kõik enam-vähem neid samasid inimesi, sa juba tead neid, tervitad, räägid natuke juttu, teed jälle trenni edasi, eks, ja see on hea. Okei, aga teeme väikse tuuri ka saalile peale, enne kui me hakkame pumpama, et vaatame, mis sul siin täpselt on, et võib-olla
hakkame äkki siit nurgast pihta, et on sul siin nurgas on nüüd kangi osakond, aga tegelikult on see ajutine, sellepärast et siia nurka tuleb tegelikult raam. Ja see on kahekordne raam, ees on Smithi kang ja taga on vabaraskusega kang siis. Nii et sa ühe raami all saad teha ära mõlemad asjad. Ja siia jällegi on mõeldud siis nüüd plokimasinad ehk üks plokk tuleb sinna seina ja siia tuleb neljane plokk ehk siis selgeks, biceps, triceps, eks, ülatõmbed ja siia vahele siis tulevad ületõmbed, mis sa tahad, pluss veel lõuatõmbed ja muud asjad. Et koroona ajal on niimoodi, et sa tellid küll asjad ära, aga võtab pool aastat aega enne, kui nad jõuavad. Nii et see koht ei ole veel valmis. Ja mõned masinad, kui me siit edasi lähme, siis hantlid jõutõmbe jaoks, muudeks väärtusteks, üks kang lisaks veel siin. Ja siin on nüüd masinad siis kõikidele erinevatele lihasgruppidele, et võib-olla ilmselt mõned või paar tükki ma veel muretsen juurde, aga veidikene hiljem, kui saab selle plokimasina ja need raamid, Smithi raamid kõik paika. Et siis on näha, kuidas paigutada ja seal on see vellips ka siis, kus saab siis näidata. Ma ütleks, see masinad, et sulle, mis sa arvad, on need teadnud? Aga selleks ma nad lõpuks valisingi, et need maatriksid on väga head masinad ja mulle nad sobivad ja meeldivad ja nad teevad oma tööd hästi ja on väga kvaliteetsed. Aga alguses olid mingid, on need hiljem tulnud või alguses oli, vastab see tõele, et äkki alguses oli sul lihtsalt mingi nurk või kõik tuli korraga? Ei, no need masinad tulid ikka korraga kõik ja siin nagu ei olnud eraldi, et üks nurk on, eks. Et mul on küll maal Saaremaal, kus ma ka elan poole oma ajas, siis seal on mul ka väike jõutuba või saalituba, spordituba. Et seal on selline vähe väiksem, siis seal on üks puur, üks plokimasin, siis on varpsein, siis on hantlideks ja selline nii-öelda saab ka kogu keha ära teha, kui sa väga fantaseerid. Et selline väiksem nurk. Okei, no see on üks sinu hobi, eks ole, aga ma arvan, et kuidas ma ütlen siis, ei saaks pärast rahulikult olla, kui me ei küsiks sinu käest selle helikopteri kohta ka nagu. Et siin on sinu nimi võib-olla, või mitte nimi, aga sa oled suhteliselt synonüümne selle kopterisõiduga, et räägi nagu paari sõnaga, et kuidas sa nagu selle juurde jõudsid ja kui kaua sa sellega oled tegelenud ja ma saan aru, et see ei ole sul esimene masin. Jah, vaata, elu sisaldab erinevaid etappe ja see, kuidas ma jõudsin lendamise juurde, on jällegi niimoodi, et juhus meid kuhugile viib ja mingil hetkel on mingi pööre elus, kui sa hakkad hoopis elama teist elu. Et see pööre tegelikult oli juba üle 10 aasta tagasi, kui ma mõtlesin, et võiks hakata lendamist õppima, aga tundus liiga keeruline ja ma jätsin ta sinna paika. Aga on siis keeruline? No ütleme, et 50-aastaselt ingliskeeles väga tugevat füüsikat, astronoomiat, aerodünaamikat, masinaehitust kõik õppida on suhteliselt raske, aga saab hakkama, kui sa natukenegi mingit sellist nutti peas on. Noortel inimestel läheb see paremini. Jah, ja siis 6 või 7 aastat tagasi siis ma ikka mõtlesin, et peab selle asja kätte võtma ja tegin oma jällegi esimese sammu ja tellisin omale kopteri ja läksin kooli ja võttis pool aastat, 3 aastat aega, kuni siis see asi sai ära tehtud. Aga tihti siis ise nagu sõitmas käid või kuidas sul see rutiin on, et vastavalt tundele või ei, see, ta ei ole mul kostetud lihtsalt, et mis ma täna teen, lähen kiirutan siin, eks, et kui enne mainisin, et ma elan ka palju ajas Saaremaal, siis ta on just mõeldud mul rohkem kiireks liikumiseks, võtab olenevalt tuule suunast, eks kas tund aega keskmiselt sinna jõuda selle asemel, et 4 tundi autos olla ja praamiga sõita. Aga sellist olukorda on ka olnud, et lähed õhku ja sõidad ja keegi teine tuleb vastu ja viskab kärpa, et sellist asja vist ei ole? Ei, no lennujuht ikka juhib sind, eks. Aha, okei. Et see on hoopis teine maailm tõenäoliselt. Jah, just. Okei. Nii, aga et pikemalt siis vast aega mitte viita, et hakkam pumpa. Kas sul endal on nagu trenn praegu juba poole peal või lõpus? Ma olen natukene, ma jõudsin varem, siis ma veidikene tegin mõned harjutused ette, nii et aga vali sina, teeme niimoodi nagu sa ütled.
lükata. Natuke, ma arvan, et tuleb põhjas ära proovida. Biitsepsiga tõenäoliselt ei tee põhjas, aga sellega saab hakkama. Okei, no ma proovin ka seda, ma kahtlen, et seda ei jõua nagu mine teha. Full stack baby. Kuus tükki minimaalne aktsepteeritav seeria pikkus. Sa teed siin veel või? Ei, no lähme siis edasi. Nii et nüüd ta on enam-vähem valmis, aga haljastus jääb kevadeks, kuni lumi ära sulab. Et see on üks jagu asju veel tulemas, mingi tarad, et kas ümber või tee? Vaata, see kuusehekk tuleb siia ümber, eks. Aha, okei. Et mingit tara ma panema ei hakka, aga kuusehekist piisab. Eraldab ära, eks see kuusehekk kasvab kiiresti, eks teda peab küll pügama, aga siis saab valida, kui pikaks sa teda lased. Vaata, siin on see sama asi, et sa teed seda smitti või seda ellipsit. Ja siis tahaks vaadata nagu välja, näed, autod vähemalt liiguvad, eks. Et päris nagu ennast ära isoleerida ka. Päris krossi müür ümber ehitada. Müüri ei taha ümber ehitada. Sellega teed ka sinna? Teede, ma teen siin hankitega. Et siia poole me panime küll, need paneelide taha panime sellise mullast barjääri, eks, et seda ühte väikest naabrit, kes mul ainsana siin on, eks, et kaitsta kopterimüra eest ja et ta ka otse meil tuppa ei vaataks, eks. Aha. Et sellelt sa tõused õhku ja selle peal sa maandud või? jah, just praegu, talvel eriti.
suvel võib ta väljas seista, suvel võib ükspuha, kus ta on. Kindlasti sul on mingi ekstreemne lugu ka umbes, et mis sul õhus olles on juhtunud, et närvipõdi või mingit värki? Muidugi on. Ei tea, kas neid peab rääkima, aga igal piloodil on neid ja see on nagu erinevates eluetappides, et kui sa tuled ülikoolist välja, sa mõtled, et sa oled maailma targem vennike, eks. Samamoodi on lendamisega, et tuled koolist välja, kurat, ma oskan nüüd kõike, eks. Tegelikult sa ei oska mitte sittagi veel, eks. Nii et nii need õnnetused juhtuvadki, et enamuses kõik õnnetused juhtuvad inimese kahe kõrva vahel olevate vigade tõttu, mitte sellest, et mootor läheb katki, eks. Ka seda tuleb ette. Aga kui helikopteril läheb mootor katki, siis see ei tähenda, et sa kukud selle kalla nagu kivi, et inerts hoiab tiivikut liikumises, kui sa alla pooled oled. Ja nüüd on sinu osavus, piloodi osavus see, et see tiivik ei läheks ülepöördesse või siis, et tema pöörded ära ei kaoks. Mõlemil juhul, kui läheb ülepöördesse, lendab tiivik minema, kukud alla ja kui pöörded ära kaovad, ka nagu kivi alla. Mina teeks veel ühe selle hankma ja siis ma tuleks sellega. Minutis kulutab ta kütust. Tunnis umbes 100 liitrit. Et mis on see tegevus, mis sul kõige rohkem nagu aega võtab või millega sa nagu ametis oled või seda ei saa öelda? No seda on raske öelda, et pigem sport ja lendamine ja kõik muud pered ja muud asjad võtavad enamuse aega. Et sellist momenti enam ei ole, et kogu aeg pead kuskil olemas olema? Ei ole jah, see on nagu see eesmärk. Nüüd on aeg nautida. Just. Ma saan oma tööasjad siin ära teha, kodus Saaremaal ükskõik kus kohas, eks telefonid on olemas, internetid on olemas, mis sa veel. Et ma ei pea hommikul Google'i kell 5 minema või kell 7 kordi koosoleku läheks. Et vaata nüüd saali laiendust toimus, et kõvasti laiendasime, et panid ka sinna suure summa sisse, aga nüüd ongi Eesti tõstmise, jõutõstmise meka on põhimõtteliselt, et kogu see raskuskese nende trenasööride pealt õhtul, kui sa näed, on kõik tõstavad kangi, ühtegi tõsta põrandat vaba ei ole. Ma lihtsalt ostan jõhkralt ja vaatame, kuidas elu läheb. Tavaliselt need võidavad, kes nagu unustavad ära. Just. Ja kelle portfellid on kõige suuremad. Need, kes on surnud või need, kelle paroolid on. Just, täpselt, jah. Nii saimegi trenniga ühele poole, et väga huvitav kogemus oli sellises kohas trenni teha, et suur tänu, Raivo, et saime külla tulla, kindlasti jääb meelde ja Spartast näeme tõenäoliselt edaspidi. Jah, ma tahan vaatajatele öelda, et
et sõltumata teie vanusest või toimetamistest liigutage iga päev ennast, hoiate ennast värskena. Helikopter, helikopter,